tere õhtust või päevast! Tere kõigile, Ker ei tööta, nüüd töötab, suur tänu. Võin vett pakkuda? Jaa, tegelikult võib küll, me siin juba ikkagi pool tundi vestleme. Mõistagi. Urm, sest tegelikult Jaana tutvustas sind kui tippkokka. Ma kui ühes intervjuus kuulsin, et sa tegelikult vihkad, kui sulle öeldakse tippkokk. Kas see on endiselt nii? Jaa, kusjuures tegelikult see on küll nii. Ma arvan lihtsalt, et see on niisugune termin, mida kleebitakse inimestele, eriti minu professioonis, siis nagu liiga palju külge, kohe kui sa oled olnud teles või teinud midagi, mis nii-öelda paistab avalikkusele rohkem silma, siis sa saad endale niisuguse nimetuse külge ja kui seda nimetust on piisavalt palju jagatud, siis see minu silmis muutub lihtsalt nagu devalveerib seda. Et mulle ikkagi meeldib lihtne poiss tondilt või peediriivija või midagi sellist nagu käepärasemat. Eile ma helistasin Ormile, siis ta ütles, et mina olen Orm köögist. Ka lihtne. Aga kuidas sa tahaksid, et sind inimesed tehaksid ja tunneksid tegelikult? Me teame, et sa oled see kuri kohtunik Masterchefist. Jah, seda on tõesti liiga palju juba. Et mind identifitseerib ikkagi minu amet, asi, mida ma olen teinud 15-16 aastat juba peaaegu, ehk siis väga varajasest nii-öelda skaudipõlvest alates. Ja see on üks peamisi asju, millega ma võiks siis nagu silma paista. Ma olen kindlasti väga hea nii-öelda isa oma koerale, teismeeas olin paras massuurikas poeg oma emale ja nii ongi, ega ma nüüd mingi imeinimene ei ole, ma olen luust ja lihast ja ütlen naabrile tere ja ostan vahest poest keeduvorsti, nii et ma ei tea, tavaline värk. Aga sul on 3 restorani praegu ja ma saan aru, et 4. on ka kohe avamisel, sa saad nüüd kõikidele nendele inimestele tutvustada ja neid oma restorani kutsuda. Ma ei tea, kas nüüd müügitöö juurde peame seisma jääma, aga jah, kuidagi on elu nii läinud, et ma olen selle siis, kõigepealt ma töötasin 10 aastat erinevates Eesti siis absoluutsetes tipprestoranides, vahepeal käisin siin välismaal tuiamas, nende tipprestoranide siis nii-öelda spetsialiteet oli pakkuda fine dining toitu, mis on siis teadupärast selline peene pintsettidega väljastatud autoriköök, mille kohta Delfi kommentaatorid ütlevad tihtilugu lihtsalt väike ports või tipp ja täpp, aga minu jaoks oli see väga suur osa mu elust. Aga siis selle 10 aasta jooksul ma ikkagi sain kõiki restorani omanike kõrvalt jälgida, näha, kuidas nad varakult kiilanevad, lähevad halliks, kohtuvad enneaegselt psühhiaatritega ja siis ma otsustasin, et mul on ka seda sama kõike vaja. Ja siis ma võtsin oma kogutud raha, leidsin endale head äripartnerid, kes tahtsid minuga koos siis kiilaneda ja nüüd me siis koos kõik teeme seda. Aga mis teemaline see restoran siis nüüd tuleb? Järgmine restoran, mul ongi see suund, et kuna ma mingi hetk sai isu täis sellest tipist ja täpist, lihtsalt kommentaariumi surve oli nii suur. Tegelikult ma lihtsalt väsisin sellest ära. See on hästi spetsiifiline siis viis toitlustada, see on, uskuge või mitte, see on natuke nagu siuke tippsport, et sa ikkagi 9 alustad, 1 lõpetad, teed seda 5 päeva nädalas, lihtsalt füüsiliselt mu õlad, põlved, kõik on ära opereeritud. Ma ilmselt ei ole ka geneetiliselt kõige paremate eeldustega siis seda tegema. Ja ma otsustasin, et ma hakkan tegema selliseid casual restorane, mis kõnetavad kõiki inimesi erinevatest ühiskonnakihtidest ja siis alustasin ühest äärmiselt kallist Itaalia restoranist, sain aru, et see ikkagi vist ei kõneta päris kõiki kihte, tegin siis ühe hästi kalli pizzeria, sain aru jälle, et olen blindris. Ja siis avasin 3. restorani Jenke, mis on siis Korea barbecue restoran, mis ei ole üldse kallis. Ja see on, minu loogika on lihtsalt teha asju, mis siis kõnetavad mingi riigi kööki, sest inimesena, ja nüüd me lähme võib-olla siis natuke sügavuti, olen ma seda tüüpi inimene, kes üks asi on luua enda mingi käekiri ja seda kogu aeg teha ja see sul on mingid teatud ootused, võib-olla siis klientuuri osas, tähendab, klientuuril minu ees, ma pean neid täitma ja kõik need giidid ja auhinnad ja tärnid ja muu pudi-padi, mille nimel sa siis hommikust õhtuni oma liigeseid lõhud, et minu jaoks tundus huvitavam õppida lihtsalt midagi, mida ma ei ole kunagi teinud, ehk siis nüüd ma siis järgmise restorani puhul avan sellise väga autentse Mehhiko restorani, lendan sinna Mehhikosse kohale, olen nende
maanteede ääres nende prouadega, kes ilmselgelt ühtegi sõna inglise keelt ei räägi ja siis flipin nendega takosi ja käin puu taga vetsus, nii et mõistagi seda ei pea Eestis siis selles minu restoranis tegema, aga autentsuse mõttes ja nii ongi. Ehk siis ma olen leidnud mingi hetke oma elus, et ma tahan lihtsalt õppida uusi asju, mitte kogu aeg teha neid asju, mida ma oskan ja presenteerida neid mingite väikeste nurkade alt. Aga lähmegi nüüd natukene isiklikumaks ja sügavuti. Ja küsid ära, palju mul raha on? Palju sul on raha, Orm? Raha mul... kurat, ise meelitasin välja selle peale. Ma ei oleks seda absoluutselt küsinud. Raha on mul nii palju, et ma saan reisida, maja ehitada, sõita punktist A punkti B. Ma kindlasti ei saa öelda, et minu elu nüüd on sükene õudselt keeruline virelemine, aga mis puudutab rahal, siis see on lihtsalt üks asi. Ja ma olen kindlasti väga vale inimene sellest siin rääkimas, sest siin käivad tüübid, kes räägivad, et teil peate ostke igast asju ja siis oodake ja siis saate rikkaks ja siis ei pea mitte kunagi midagi tegema. Mina olen see vend, kellele vastupidi meeldib väga palju teha ja mitte eesmärgil rikastuda, vaid lihtsalt eesmärgil ennast teostada. Ja ma usun, et mingile asjale spetsialiseerumine ja siis sellest omakorda siis brändi või minu puhul muidugi seda brändi juttu ei saa ajada, ma ei ole mingi bränd, aga siis ettevõtte loomine on minu jaoks, mulle juba seal taga Krimmis üks väga tähtis mees siin üritusel ütles, et kuule, seda juttu ma ei viitsi küll kuulata. Aga on kõige turvalisem viis toimetada. Ja lõppmäng on, ma arvan, see, et ma teen seda nii kaua, kuni ma jaksan ja ettevõte on üldiselt nagu laps, et sa kogu aeg kasvatad teda, siis tegeleta mingite triviaalsete probleemidega ja kõige parem hetk on ikkagi see, kui ta kodust välja kolib ja sa saad tast lahti. Lihtsalt, kui laps ära kolib, siis ta ei jäta sulle tõenäoliselt suurt hulka raha. Et ettevõte võiks seda ikkagi teha. Arusaadav. Mis ma tegelikult, kus ma tahtsin jõuda, oli see, et räägiks korraks ka sinu minevikust, millest sa oled väga avatult varem rääkinud, aga võib-olla paljud siin ei tea. Sa oled ennast nimetanud, et sa olid siuke närvihaige tüüp. Lõugasid Käime uuesti läbi selle tee. No just. Nii. Tuletame meelde valusaid haavu. Jaa. Need ei olnud minu valusad haavad, mina lõugasin. Aga ühesõnaga, et sa olid siuke karmi käega peakokk, kui sa said endale resto, eks ole. Ja siis sa natukene nagu karjusid inimeste peale, nagu ma olen aru saanud. Kuidas sa sellest nagu oskasid välja tulla või mis sulle ütles, et nüüd nii enam ei saa teha? Ma arvan, et ma tulin sellest... Tähendab, ma olen sellest välja tulnud ja siis ma kogu aeg mõtlen, et miks ma sellest välja tulin, sest kõik oli palju produktiivsem enne. Lihtsalt nüüd saan mina rohkem magada. Aga töötajad ei püsi kauem tööl näiteks või? Kusjuures need samad tüübid on kõik täna, ma olen andnud kõigile osaluse enda ettevõtles, nad on kõikide restoranide peakokad, nii et tundub, et neile meeldis see. Ei, ma arvan, et tegelikult on asi niimoodi, ma loen veergudelt, kuidas... ma ei kujuta ette, ma toon suva näite, see võib-olla vastab tõele, kuidas mõni uisutreener karjus oma õpilase peale või kuidas mingisugune laps tuli jalkatrennist ära sellepärast, et treener ütles, et ta on lollakas või kuulge inimesed, see ei ole okei. Tähendab, et muretseda sellise asja pärast. Kui sa tahad mingis asjas olla absoluutselt parim, see oli minu eesmärk, minu siht ja fakt, ma ütlen, oli olla parima restoranil peakokk ja olla enda töös parim. Ja see vajas paraku teatud tüüpi lahendamist. Segment on väga iseärani põnev restoranides. Ja vahel inimesed ei saa sellest aru, kui sa vaatad neile silma, ütled, kallis sõber, see küll hea mõte ei olnud. Siis sa ütled neile veel 4 korda seda ja siis nad vaatavad sulle otsa ja küsivad, mis ma valesti tegin. Vaadake, ka kõige kannatlikumal inimesel on kuskil see joon. Mina muidugi ei olnud kõige kannatlikum. Aga ma lihtsalt tundsin, ja see oli ka kindlasti oskamatus juhtidel, sellepärast, et ma nägin, et see variant mõjub kõige paremini. Ma kindlasti ei ole selline mingi töökeskkonna abuse'i pooldaja, täna ei leia, et see on õiglane. Ja seal on ka hästi suur vahe, kas sa oled karm,
kui sa näed kelleski potentsiaali ja tahad, et ta pingutaks ühise eesmärgi nimel, või sa oled lihtsalt ebameeldiv inimene. Ja mina ei tahtnud kunagi olla see niisama ebameeldiv inimene. Küll ma kujutan ette, et kellelegi või mõnele inimesele ma võisin jätta selle mulje, see ei olnud kindlasti tahtlik. Ja lõppude lõpuks de facto on see, et antud asutus, kelle omanik ma tol hetkel ka ei olnud, oli kogu aeg parim restoran, oli ta siis Baltikumis või Eestis või mis iganes. Tulemus oli laual. Ehk siis kui sa tuled meeskonda ja tahad seal kirglikult töötada, siis ma eeldan, et sa oled kirglik inimene, ma olen ise samasugune. See lihtsalt nii on. Aga mida sa siis täna teisiti teed või kuidas sa ikkagi seda produktiivsust saad? No ma vist psühholoog aitab kindlasti rahuneda. Et ainult 70 eurot korrast, mis seal on siis 4 korda kuus käid. See ongi see, vaata, miks peavad portfellid korras olema ja rahaasjad korras. Tegelikult ma arvan, minu puhul aitas kindlasti see, et ma tegin teadliku lõpu seda tüüpi ja tegelikult puhtalt enda ego toitmisele, et mina tahtsin olla parim ja ma tahtsin, et mind seostatakse asjadega, mis on parimad ja mul ei ole täna seda soovi, ma tahan lihtsalt olla nagu siuke nagu normaalne tüüp, kes on oma kolleegidel suhtes austav ja kelle need ettevõtted toimivad ja et mind ei seostata nagu sellega, et issand, kui hirmus sinna on tulla. Mul just üks poiss tuli kööki tööle, kirjutas veel peakokkale enne, ma ei tea, et ma olen kuulnud, et see vend on jube ebameeldiv. Nüüd tegime siin tööd koos paar nädalat, tüüp oli mingi, mis asja, see on normaalne vend. Ütlesin, et ma ei tea, et eks iga mingi lumepall hakkab ka veerema, aga jumala eest, ma arvan, küsi ükstapuha milliselt tippjuhilt, kui tal on nagu kohonest, siis ta ütleb, et ma olen olnud elus karm ja kui ta tahab lihtsalt poliitkorrektne olla, siis ta ütleb, et ei, mis asja, ma olen ikka teen kõike ABC õigesti. Ja paratamatult väga volatiilne keskkond, hästi närviline, kliendid on tihtilugu sellised palju nõudlikud, et olukordi tuleb lahendada kiirelt ja resoluutselt ja nagu minu kunagine üks selline mentor kokkasi, Lauri Alvari Vahemaa, kes Tuljaku restorani on pikalt juhtinud, ütles alati, et peale tööd oleme sõbrad edasi. Ja see on kõige tähtsam lause, et kui me oleme siin, jalgpalliväljakul sul ka keeb ka üle, tegelikult nad on su meeskonnakaaslased, sa tegelikult hoolid nendest, et see ülekeemine, see on protsessi osa, minge vaadake, kuidas orkestrid proovi teevad, kõik vihkavad dirigente, kõik, viimne kui üks inimene, aga nad panevad asja käima. Aga kas tähendab ka, et oma juhti peaks natuke vihkama või? See on nüüd vaba valik. Ei vastupidi, ma ikkagi toonitsin sellele, et juhti ei pea vihkama, tuleb lihtsalt aru saada, et juht on juht ja juht juhib nende reeglite järgi, mis tal on ette antud siis omanike poolt, kui just omanik ei ole samaaegselt juht, mis on ühtlasi ka kõige halvem kombinatsioon üldse. Ja täna teadlikult olen ma ise võtnud igasse restorani eraldi peakoka all, kes juhivad neid asju, ma lihtsalt vahepeal annan nõu, suunan, vaatan, mõistagi mulle meeldib käia nendes majades ise koha peal ja panna lihtsalt põll ette ja seal riisi keeta või mida iganes on vaja teha. Aga ma ei taha sekkuda nende protsessi, sellepärast et nendel on enda stiil, see on nende enda käekiri. Ma tahan näha, kuidas nemad õitsevad selles situatsioonis, mitte et nad teeks nii, nagu mina tegin, sellepärast et kui on mingi inimene, kes on väga hea näide, mul on üks peakokk, kes on täpselt samal päeval sündinud kui mina, täpselt sama vana kui mina, 2 tundi varem, ta ei räägi ühtegi sõna. Ja nüüd me murdsime ka tähtkujude müüdi, seda ei ole olemas. Ehk siis ta on täiesti teistsugune tüüp ja kui ma räägin kolleegidega või teen arenguvestlusi, nad ütlevad, et ta on fantastiline peakokk. Ta ei peagi olema selline nagu flamboyantne vahepeal või ta teeb oma asja nii, nagu tema teeb ja see toimib ka. Tuleb lihtsalt leida see tee või see viis, mis toimib. Tahtsingi sinna jõuda, mida sa juba natukene puudutasid, et kui palju sa üldse ise või kuidas su tööpäev välja näeb? Ma võin teile öelda, kõik, kes te olete siia kogunenud, et ma siin nüüd mingi aeg tegin sotsiaalse eksperimendi. Ma eeldan, et te enamus tahate, et teil oleks nii palju raha, et ei peaks mitte midagi tegema. Kõik majad vahepeal töötasid nii hästi, et ma ei pidanud 3 kuud mitte midagi tegema. See oli kõige masendavam aeg mu elus. Ma ei tea, miks te seda kõike tahate.
see oli kohutav. Et ma ärkan üles, kuna ma lähen hästi hilja magama, 1-2, sest lihtsalt see süsteem selles teenindavas sektoris on selline, me töötame pigem kolmapäevast pühapäevani ja ma ärkan ka hilja, ma ärkan, ma ei tea, 10-11 üles ja me alustame tööpäevi tegelikult kell 2, ehk siis me oleme selle optimeerinud niimoodi, et keegi, varem oli see, et kui tulid kell 9 tööle, siis läksid ikka kell 1 ära, et me surume seda aega kogu aeg tahapoole, anda kell 2, kell 3, et inimesed saaks oma mingid toimetused ära teha. Ja siis ma löön oma arvutil kaane lahti, loen oma isiklikud meilid läbi, töömeilidega mul on niisugune traditsioon, iga aastal 31. detsember ma loen need läbi, sellepärast, et ma leian, et inimesed, kes tahavad mind päriselt ka kätte saada ja neil on midagi asjalikku öelda, siis nad helistavad mulle. Ja sellega ma kaotan väga palju stressi oma elust ja siis ma vaatan, kas ema on kirjutanud või mingi pildi saatnud ja siis ma lähen, muidugi ka mingisugused ikkagi inimesed on mu isikliku meiliga kätte saanud ja siis nad kirjutavad sinna nagu teie näiteks, et siis ma pean ka need ikkagi läbi lugema ja siis ma lähen kontorisse, käime seal raamatupidamislikud punktid üle, tihtilugu on mu äripartnerid kontoris, siis me arutame seal mingisuguseid, kas meil on mingid vajalikud investeeringud vaja teha, kas meil tekib mingi mõte, tahame midagi uut avada, niisugune kujutlev kunst. Ja siis ma lähen restorani ja natuke jutustan seal, arutame mingeid valupunkte siis koha peal, kuna restoranid on kõik väga lähedal, Tallinn on niisugune mõnus peo peal olev linn, siis saab need tiirud ära teha ja siis, kui ma olen nagu kõhutunde järgi valinud selle restorani välja, kus ma parasjagu olla täna soovin, siis ma panen seal põlle ette ja teen siis, ma ei tea, koorin kartuleid või mis iganes on vaja teha. Aga kas sa tegelikult saaksid olla nagu 3 kuud, sa rääkisid, et sa olid, et kõik toimib, mina teen trenni, vaatan telekat, naudin elu, käin reisimas. No see kõik kõlas väga kaugele elu nautimisest, esiteks trenn, mulle väga meeldib sport, aga selle tegevus kui selline on väga vastik, siis et teleka vaatamine, kaua sa ikka jaksad seda vaadata, naudin elu suures pildis. Ma arvan lihtsalt, et ega töö ei teinud niisama ahvist inimest, et mul on lihtsalt õnn, või tegelikult õnnega ei ole see mingit pistmist, ma olen ise selle ameti valinud väga teadlikult, väga noorelt, minust ikkagi perekondlike eelduste järgi pidi saama kas näitleja või sisearhitekt või lihtsalt arhitekt. Ja mingi aeg mind huvitas meeletult arstiteadus ja jah, tähendab, et lühike vastus sellele on jah, et ma nagu suudaks täna enam-vähem niimoodi ära toimetada, et ma ei peaks käima koha peal, aga mis selle kõige mõte oleks, et mulle meeldib see loomeprotsess, nende restoranide avamine, eks seal tuleb ka mingi hetk katus ette, sest palju siin neid kliente Eestis on, liigutada ma neid samu inimesi ühest kohast teise, et siis võid ka laieneda, aga mis selle laienemise point on, kas siis nagu need monetaarsed andamid ainuüksi, ma ei tea, mis see oli see, võib-olla sina tead, läbi viidi, kui ma ei eksi, ma panen praegu faktidega, vist äkki 70-aastane Harvardi uuring, nüüd inflatsioon on siin oma töö teinud, aga põhimõtteliselt kõige pikem nagu niisugune uuring üldse, et mis asi on õnn või mis teeb inimese õnnelikuks, raha ei olnud seal nüüd liiga kõrgel kohal, ei olnud ka liiga madalal kohal, aga lihtsalt tol hetkel, kui ma seda lugesin, oli see optimaalne summa äkki vist 10 000 eurot eurooplase kohta netos kuus. Kõik raha, mis sellest edasi tuli, ei teinud teda enam õnnelikumaks. Nüüd ta on siis äkki 13 või midagi sellist, et hästi nagu totter on mõelda, et kogu maailm sinu ümber võiks koosneda sellest, et kui ma piisavalt palju raha saan, siis ma saan hakata elama oma päris elu, et nüüd on kõik, nüüd on kõva värk. Et saad miljonäriks, siis sul on lihtsalt miljonäri probleemid, on sul 1000 eurot kontol või 1 000 000 eurot kontol, siis 1000 euroga muretsed, kuidas oma sinna 25 aastat vanasse Volkswagen Golfi bensiini panna, miljonärina siis muretsed, kuidas oma Bugatti mingisugust hooldust kinni maksta, et kasvavad sissetulekud, kasvavad ka kulud ja kasvavad mured. Juhul, kui sa ei ole lihtsalt niisugune Warren Buffetti tüüpi numbrifanatt, kes lihtsalt teeb kõike, et nagu saada kaifi, aga see on juba niisugune autismispektri värk ja ega ma ei tea, et kas see on nüüd mingi
noh, mees ikkagi sõitis roostes autoga, selle kontoris oli 40 aastat vana vaip maas, ma ei saa aru, miks kõik kummardavad niisugust täiesti müstiline. aga sa ise oled ka aktsiatesse ikkagi investeerinud, nagu ma aru saan? Olen küll, ma olen need kõik maha ka müünud, sellepärast et see tundus nagu mingisugune niisugune nagu hobi, mis lihtsalt tagab sulle, eriti krüpto, see on niisugune, noh, mul just üks sõber, kes on tegelikult, ma enne ütlesin, LHV-s on võlakirja osakonna juht, kirjutas, et kuule, kuidas rahasuppi teha, ma ütlesin, et vahet pole, mis maitseained paned ära, krüptot pane lihtsalt. Krüpto on niisugune seda tüüpi nagu asi minu silmis, nagu, et see on nagu, vaata, et kui sa oled mees, noh, siis 45-selt saad paratamatult hakkad öösiti rohkem vetsus käima. Nüüd, kui sa tahad 25-selt ka öösiti rohkem vetsus käia, siis sa ostad endale krüptot, sellepärast, et sa kogu aeg värised ja mõtled, kas nüüd on punases või ei ole. Siis sa oled seal vetsus, kui naine magab, vaatad perse, siis lähed jälle sinna voodisse tagasi, siis ei tule und. Ma ei saa aru, milleks seda kõike vaja on. Ma ei ole niisugune inimene, ma lihtsalt päris ausalt, ma ütlen teile, ma olen võib-olla valel festivali, mina olen võtnud suuna, et kui kõik läheb äris nässul, siis mul on tiba kinnisvara ja padjapüürikene, on ju, ja noh, nii ongi. Ja, nii ongi. Et noh, aktsiatega mu isa tegelikult oli niisugune daytrader, nii et ma olen seda paraku pidanud ka kõrvalt nägema, no ma ei tea, kas seda elu on vaja elada, aga ma ütlen, mul ei ole seda vaja elada, võib-olla teil on ja teie elage seda elu täiega ja olge hästi rikkad ja nautige elu ja... Aga sa oled ka hästi rikas. Mida? Et sina oled ka ikkagi hästi rikas ju. Noh, mis asi on hästi rikas, noh, et ma tulen toime, jaa, et okay. ma ütlen veel kord, ma olen, ja see on üks asi, mida ma tahan tegelikult alati hästi rõhutada, et minu standardid ei ole elus väga kõrged. Ma olen, nagu ma naljatledes ennast lasin sisse juhatada, lihtne poiss Tondilt puuküttega majast, mille pliit muuseas ajas minu teismea lõpuni sisse ja kõik riided lõhnasid tossu järgi, aga pere oli armastav, toit oli laual, sõbrad olid lahedad ja kui sa tuled nagu kesistest tingimustest, siis noh, sa võid sisuliselt nagu minu üks tuttav ütles hästi, et võid jälle Porschest trammi tagasi astuda ja pole mingit probleemi, noh, mul nagu ei ole otseselt sellega muret, et minu jaoks on ikkagi kõige tähtsam täna see, et ma saaks olla oma ettevõtlus nii-öelda tulemitega, kui me räägime nüüd puhtalt ainult rahast, piisavalt kasulik inimene oma perele, oma lähedastele ja võtta nendelt ära seda mingisugust koormakest, sest paratamatult endal see koorem ju nii-öelda poisipõlves oli ja mingisugune selline võib-olla kergelt öeldes nagu, noh, ma ei tea, kas mure või kompleks, et noh, ikka tuli klassivend, tuli Nike'i jopega koolis, vaatasid, kurat. Et ma lihtsalt ei taha, ma tahan omada piisavalt palju vahendeid, et inimestel minu ümber ei oleks muret. Kuna mulle endale mured väga meeldivad ja mulle meeldib neid lahendada, siis ma tean, et enamus inimestele ei meeldi ja las nemad siis ei muretse selle pärast. Kuna see investeerimisfestival on ikka niisugune tarkuse terad ja kõik see, on ju, et siis ma võtaks võib-olla sinu selle räägitud jutu kokku niimoodi, et noh, vahet pole see finantsvabadus, on ju, et ole lihtsalt elu suhtes kirglik ja selle suhtes, mida sa teed. Jah, ma kusjuures siia sõites mõtlesin, et kindlasti tuleb moment, kus ma pean ütlema ka nagu mingisuguse lause, noh. Teate, noh, et vend on siin, korraks jääb vait, mõtleb ja siis ütleb midagi, mis muudab teie õhtut. Mul olid erinevad nagu laused peas ja see on tegelikult väga uniseks lause, ma lihtsalt nagu mõtlesin ta nagu ühte suunda välja, et raiuge puid ja kuulake naise sõna. 2 kõige tähtsamat asja. Ja siin on tegelikult loogika ka, sellepärast, et nagunii olete te varsti suures osas töötud, kas siis finantsvabad või sellepärast, et lihtsalt AI võtab teie tööd ära, te saate varakult puuraiumise selgeks ja noh, naise kuulamine on lihtsalt väga praktiline nõuanne, see lihtsalt teeb elu väga palju kergemaks. Kas sa oled avalikku esinemist harjutanud või tuleb see sul loomulikult, selline küsimus on workshopis, ehk siis rahvalt? Ma käisin näitekoolis kunagi aastaid ja ma ei tea, kas ma esinemist harjutasin.
jaa. Millest sa unistad? Ma olen, minu restoranid on avatud selle loogika järgi, et need teenivad, kuna me elame ikkagi riigis, kus on, nüüd tuleb välja 12 aastat sügis, on avatud, muidu selle loogika järgi varasemalt olid, et 9 kuud aastas on meil äri ja suvel me siis jookseme nulli, lihtsalt need on niisugused hämarad talvekohad. Ja siis, aga suvel ma teen mingeid asju palju ja lihtsalt nagu, et ei oleks päris niisama igav. Ja ma üldiselt, kui keegi küsib mult alati, et millest sa unistad, siis ma unistan sellest, et ma saaks niimoodi kalal käia, et keegi mulle ei helista. See on mu põhiline unistus. Ja tegelikult ma nagu unistan nagu sellest ka, et nagu ehitussektori inimesed võib-olla nagu asju teeks nagu täpsemalt. Kaks asja. Sa ühes intervjuus ütlesid ka, et sa tahaks nuputelefoni. On see endiselt veel adekvaatne? Ei, mul on tegelikult nüüd, kusjuures just enne ütlesin, ma olen paras ludiit, et mulle tehnoloogia liiga palju ei meeldi. Mulle meeldib, ma olen alati öelnud, et mulle meeldib istuda enda autosse niimoodi, et mingi eelmine vend ei ole seal sees higistanud ja lihtsalt ma olen niisugune, lihtne tüüp. Ja sama asi on ja kui on probleem, siis ma saan minna riiuli juurde, otsida sealt entsüklopeediast ilmselt mingi 5 aastat vananenud infoga vastuse, aga ikkagi tunduda tark. Mul on nuputelefon, ma ostsin selle ära, ma toimetasin sellega hästi pikalt, siis ma võtsin ühe Euroopa reisi jaoks nutitelefoni tagasi, et siis kaarti jälgida. Nüüd ma siis kolisin, sest see on kuskil kastis ja siis ma enne ütlesin ka, ma olen jumala pinges, et tegelikult tuleb see ikka tagasi osta. Üks suur häda on ja ma olen nüüd just nädal aega tagasi tudeerisin turgu ja tegelikult nüüd on esimene, siis kutsutakse, kusjuures hea lugu, kui ostsin maja endale, siis lasin kogu selle targa kodu välja võtta, telefonist aknad kinni lahti, mingid vend nokkis selle kilbi välja, aga enne, kui ma läksin tema juurde, ütlesin, kuule, et palun võtta see kilp välja, see oli siis selle teenuse pakkuja. Siis ta ütles mulle, mis tahad lolli maja endale või? Ütlesin, kuule, et sõber, et ma olen kokk, ma olen ühiskonnas nagu kõige madalamal astmel. Mul ei olegi võimalust üldse targa majaga sammu pidada. Ja siis nüüd ma tuli välja, et siis on loll telefon, siuke väljend on olemas. Ma tahaks lihtsalt lolli telefoni, kus on see Spotify ka peal. See on ainukene tegelikult päris probleem ja nüüd on olemas vist siuke asi, kus nagu kõik on läbi nuppuda, aga siis sa saad ka nagu mussi kuulata, sest mussi mulle meeldib kuulata ja autoga sõidad ka ja see on nagu tähtis. Ja. Siin workshopis üks kõige populaarsem küsimus on, et mis numbrile sulle helistada, et sa ka vastu võtaksid? Ärge helistage. Tegelikult ma ikka, nii hull see asi ka ei ole, et ma alati pigem ütlen seda, et kokkadel, kusjuures Tõnis Siigur on selle asja maailmameister. Kunagi, kui me koos töötasime, kui ta veel köögis sees rohkem toimetas, siis oli alati see situatsioon, kus keegi talle helistas, aga tal oli vibra peal. Ja mina ei saanud aru, et keegi talle helistab, siis ta oli alati niimoodi, kuradi te helistate mulle kogu aeg. Mingi 30 korda nagu 2 tunni jooksul. Siis ma alati vaatasin, et issand, kui närviline inimene. Ja nüüd on niimoodi, et ma panen telefoni lauale ja siis, see on mul klassika juba, kolleegid on niimoodi ja siis ma olen jälle, mis sa tahad must? Ja siis ma võtan, tšau. Pigem on asi selles, et kui sul käsi selle lõhe sees on ja sa seal toimetad, siis sa ei saa seda vist vastu võtta. Et saadke sõnum, ma helistan tagasi, kui on muidugi huvitav pakkumine. Meil vist aega peaks natuke veel olema. Sa siin laval ka juba tegelikult ütlesid, aga kuna siin workshopis on tulnud selle kohta küsimus, et sa sellist asja nagu enda bränd ei ole kunagi tahtnud luua, aga siin just küsitakse, et mida oled persooni brändi kohta õppinud? Okei, ühte asja ma olen kindlasti selles mõttes ikkagi siuke E-kategooria tuntud inimene Eestis, et ma alati ütlen, et meil on siin 2 kuulsust, 3, 4, üks on Arvo Pärt, teised 2 on Karmenid ja siis 4 on siis, ilmselt on Ott Tänak.
et nad on nagu päriselt tuntud. Aga mul on juba täna see, et ma üks päev sõitsin praamiga Saaremaale, söön hot dogi ja mingi vend on nii kaugel mu näost. Ma tunnen, ja siis ma vaatan kõrvale, see hot dog on käes, vaatan kõrvale, siis ta niimoodi, teie ka lausa selliseid asju. Et ma olen õppinud seda, et ärge tahtke tuntud olla, see on hästi tüütu. Eriti, kui te olete tegelikult tüpaažilt siuke introvertne, et kui ma nüüd siit ära sõidan, siis ma ei räägi ilmselt 3 päeva kellegiga, et ma olen kõik endast siin ära andnud. Aga kindlasti on seal ka üks aspekt, et see on selline maitse küsimus. Sellega on võimalik väga kergelt teenida ikkagi selline arvestatav summa raha, et osta endale mida iganes, siis valetan, Eesti mõistes, mida iganes enam-vähem nauditavat. Küll aga on see, et kas sa tahad olla see inimene, kes läheb poodi ja siis vaatab näiteks mingisuguse juustupikukese peal on sinu enda pilt või mingi maksavorsti peal on. Et minu vanaema mulle alati öelnud, tema on ikkagi puhas töölisklassi esindaja, raamatu trükikojas 45 aastat, ma töötasin väga noorelt juba seal ja ma panin lõpuni välja, nagu ta mulle alati ütleb, miks sina neid töökohtasi nii tihti vahetad, ma ütlesin, et ma õpin, ei sa ei õpi, sa oled kuradi püsimatu. Ühesõnaga, tema lause on pigem vaene, aga väärikas. Ja mina usun, ma endiselt, see on ka minu kreedo. Sulle öeldakse... Pigem siis kõrges keskklassis, aga väärikas. Sulle öeldakse siin, et sa oled vale karjääri valiku teinud. Nimelt. Et sa võiksid stand-upi hoopis minna. Jaa, seda mul on ka enne öeldud, aga seal ei ole üldse raha. Üldse ei ole. Ma nägin kusjuures üks päev, Ari Mati oli Tallinnas, ta oli täpselt sama vaese välimusega kui ta enne. Publik tahab teada, et kuidas siis ikkagi käib ideaalse risotto tegemine. Super. Tõmbas hinge kinni. Järgmine. Järgmist küsimust ei ole, pead ikka sellele vastama. No selge. Nii, aga võtame siis, paneme 20 mintsi uuesti jooksma. Kõikide asjade, vabandust, ma ütlen hästi ruttu ära, kõikide asjade alus on elus kvaliteet. Ja see on nüüd veel üks sükene lause, mida ma ikkagi sõprade ringis alati tõstan sõrme üles, hakkan nagu koolipapa vibutama. Aga on see, mis on kõige keerulisem asi, mida minu puhul on raske hästi mõista. Okei, üks asi on see, et ma olen selles sektoris ja segmendis sees, aga väga keeruline on mõista seda, kui inimesed räägivad täna. Ma ostsin poest kuradi jogurtit, 4 eurot jogurt. Kus kujutad ette seda juttu, on ju? Et esiteks, punkt A, keskmine Eesti, alati mehed räägivad seda juttu kusjuures. Keskmine Eesti mees sureb ära kas vähki või südame-veresondkonna haigustesse, tihtilugu teise, sellepärast et ta ei liigu piisavalt, sööb liiga palju. Esiteks ei ole üldse vaja nii palju süüa. Ja teiseks, kui sööd, siis söö kvaliteetselt. Ja ma arvan, see peaks olema iga asjaga elus niimoodi. Kui ehitad kvaliteetselt. Kui sööd kvaliteetselt. Kui valid partnerit, vali kvaliteetne. Ja sama on risotto tegemisega. Ostad riisi, siis kurat, osta normaalne riis. Ära ole nagu nii ühe korra teed, siis jälle 4 kuud ei proovi. Jaana tuli juba lavale. Ma tulin lavale, et lasta saalist võtta küsimusi. Mõistagi. Jaa. Kes tahab küsida? Võtame siis kohe siit eest. Teen väikse vee vahele. Nii, tervist. Et siis te ütlesite just, et stand-upis ei ole raha, aga ometi Sander Õigus otsustas, et tema jätab kokkaameti maha ja läheb stand-upi. No ta ei olnud ka eriline kokk. Siis on selge. Aitäh. Aitäh. Legend. Kas keegi soovib veel küsida? Kas keegi julgeb veel küsida? Workshopis oli juba väga palju küsimusi ja keegi vist ei julge enam küsida, mul on tunne, Jorm. Aga... võin veel küsida ühe küsimuse, et kuidas üldse, kas sa ütled, et sa oled introvert, sa oled Masterchef ja siis kõik inimesed vaatavad, teevad õhtuti koos laupäeva õhtul kell 7 või mis iganes see eetris on koos vaatame. 9, Telia Inspiras. Mul on see lause meeles, just lugesin sisse.
et kuidas see kuulsus, mis sealt on tulnud, on sind mõjutanud? Üldse ei ole. Sellepärast, et see ei ole mingi kuulsus, me elame Eestis, me elame linnas, kus on Tallinnas on 400 000 inimest, kellest 40 suhtlevad omavahel. Ja ma olen nagunii neid inimesi terve elu teadnud, nad teavad mind edasi, lihtsalt nad peavad mind telekas ka nägema. Sellest tuleb väga aru saada, et ma ei pea, minu jaoks ei ole olemas Eestis asja nagu kuulsus. Ja nagu on minu klassikaks saanud lause, ma ütlen hommikul naabrile tere ja ostan poest aeg-ajalt lastevorsti, ma teen tavalisi inimese asju. Ja praami pealt hotdogi. Just pillan vahepeal tassi põrandale ja vannun ja siis unustan koera välja lasta ja kõik need asjad juhtuvad. Et kindlasti kaugel sellest, et ma ise ennast nagu telekast ei vaata kunagi või ma ei tea, see on mu töö, mulle meeldib seda teha, sest see protsess on põnev, need inimesed, kes sinna saatesse tulevad, on huvitavalt, see on nende jaoks seiklus, see saade on väga orgaaniline ja naturaalne, seal ei ole mingit lavastamist, see on lihtsalt fun. Ja sellega paratamatult tuleb siis see praami olukord kaasa, aga seda on nii vähe. Et ma ükskord panin tina Robert Pattinsoniga ja siis oli väga hea situatsioon, ta oli vetsu järjekorras, seisime seal kõrvuti ja siis mingi tüüp kukkus talle nagu peaaegu otsa. Take a photo, please. Ja siis ma vaatlesin talle otsa ja siis ütlesin, et selle vennaga või. Ta ütles, it's Robert Pattinson. Ma ütlen, sõber, Robert Pattinson, vana linna mingi kõrtsu vetsu järjekorras. Palju sa joonud oled? Ja vend oli niimoodi. You look very similar. Ja siis kakerdas minema. Ja siis see Pattinson küsis, et mis sa ütlesid talle, ma ütlesin, et sa oled lihtsalt mingi kaskadöör, et sa oled mingi sarnase näoga vend. Aga nüüd, ja ma küsin, tegelikult, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et me räägime A-kategooria Hollywoodi staarist ja kui ma küsin, et kas sulle Eesti meeldib, ta ütles, et issand, et võib-olla tal on juba siin korter, ma ei tea, sellepärast, et ta ütles, et ma tahan siia midagi osta, et keegi ei saa aru, et ma siin olen. Kedagi ei huvita. Ja äärmisel juhul teeb mingi tüüp niimoodi pilti ja siis on ka kaamera, on friikartuli rasvaga koos, nii et ei ole midagi näha. Aga kodus LA-s on tal niimoodi, et kui ta läheb välja, ta rääks, ta läheb uksest välja, siis on vennad on puu otsas kaameratega. Siin ei ole mitte midagi, mul on naabrimees käib vahepeal, teeb elektritöödega, aitab mind ja ma niidan tal ukse eest muru ära ja mis siin, see ei ole kuulsus, seda pole olemas. Meil on vist aeg otsas, jah? Aitäh teile. Suur aitäh, Armo ja!